Tere tulemast tagasi ja tõepoolest olukord jalgpallirindel on muutumatult naljakas. Aga nüüd kohalike uudiste juurde. Võru metsapealinn 2007 on aetud tagajalgadele seoses varsti üsna pea algava jahimeeste kokkutulekuga 2016. Saatsime kohalikke intervjueerima meie reporteri Tõnise. Asume siin Võrumaa ürgsete metsade vahel ja uurime, kuidas olukord on. Teie olete? Ma ole põder. Ja kas too teine on ka põder? Ma olin ainult latsana palju tõbine. Öelge nüüd ausalt, kas olukord Võrumaal on väga pingeline? Et asi on päris huka. Meil oli terve suvijärg planeeritud. Kõik oli paika pandud täpselt kella pealt, päeva pealt. Nii, puhkuse võtimi pika. Et saasin rahulikult mõtsas ringi hulki. Kaia, mida hääd parempat süve on. Kuuse noorendikka ja pedaja noorendikka süve ja siis võhandus seal ujuda ja tsukelda ja siis nüüd põdranoorikid kaia ja veidkese kärakat aia ja... Ära sa toda kõnel, kus ole ikka välja. No jah, küll. No ja siis tuli säne tiidmine, et nime kuradi tahta tulla siia oma tserulit pidama. Jah, millena seia tulevad? Kes nää siia kutse? Ma katsun nüüd jälgida juttu ja aru saada, aga päris täpselt nüüd aru ei saanud, et kellest jutt käib, kas pagulastest? Ei ole no pagulase, sama tegelase, kes ta mõtsupida üüsiti hulkva ja paugutas, et maada sai. Ja mille seia Võromaale ja meie puhkuse aol, soopane kindlale sisse. Jahimeestest käib jutt ja nemad kiusavad, aga nendel on ka oma kokkutuleku traditsioon juba pikk 68. aastast. Saavad kokku, et vanemad jäägrid annavad noorematele kogemusi edasi, et seda on ju ka vaja. Ei tuda küll, aga sa mõtle. Siis tahad tuletu Taukar, siis tahad tuletu Linnaivo, siis mis Antikammiste tule taha. Mõtle, siis on terve ilmtud kärre mölle täis, kellest tut vaja. Jah, muusika või asi. Kui ma sülti tahan, ma pane ise paja tulele. Jah. Aitäh põtradele. Saame siis kõik kokku 8., 9., 10. juulil siin Võrumaa metsade vahel ja sõnajärg tagasi stuudiosse. Sest oled vastu pannamatuse on... Selline saigi tänane uudistesaade. Kohtume Võrumaal.